Et siiamaani on niisugune tunne, et kevadel lasime niisuguse lohe nagu mingist purgist välja. Tagasi mõelda on tõesti fun nagu sellele. Seal koha peal olla juunikuu oli päris crazy. Üks saate kontseptsioon oli see, et me mõtleme kastist välja. Ja siis me mõtlesime sealt kasti tagant välja. Ja siis tuli Karl täiesti uue kastiga. Ja siis me mõtlesime sellest kastist välja. Ja nii edasi ja nii edasi. Aeg-ajalt on kunst selles, et sa ei pea mitte midagi tegema, vaid midagi tegemata jätma. Sa pead laskma sündmustel minna sinna suunda, kuhu nad parasjagu kisuvad. Ja siis võib sündida see orgaanika. Aga see on muidugi ohtlik mäng. See ei ole mingi olukord, et anna oma see miljoniline masin, et me läheme natuke paarutame sellega. Väga püüdsime kõikidele nendele autodele anda mingisuguse mingi konteksti, et tekitada sinna mingi sisu juurde lisaks sellele, et siin on nii palju kuvatuure ja nii lahe, see 0-100 läheb siukse hooga. Keda see huvitab? Aru selle kambaga on nagu ainult Sky is the limit. Meil anti kogu see kõik nagu kandikul ette, tehke lustiga, et me filmime teid natukene, et see oli nagu, see oli äge. Me kuulsime järjest, kuidas Koit võtab aina suuremaid tuure üles. Aina kiiremini ja aina kiiremini. See hääl läks aina tugevamaks tulema ja mõtlesin, et millal see pauk käib. Ja siis, kui see pauk käis, see kõlas nagu nii hirmsalt, et ma arvasin, et on juhtunud kõige hullem asi üldse. Mul tundus, et see tünn oli nii suur, et ma olin nii turvaliselt seal sõita. See oli napiks. Võiks öelda, üks murekords siin lauval, mulle neid palju küll, on pöördesaade, sest see oli lihtsalt nii raske ja nii pikk. Ajagraafik oli lihtsalt nii tihe, et seal igaüks proovis ellu jääda. Hullumeelne, aga see, et sellega hakkama saada, see on hullumeelselt äge. Suht pöördusvärk. See saate idee algas ühest telefonikõne lõpust. Me arutasime Elisa sisujuhi Toomas Iliga, et kas võiks tulla Alo 3. hooaeg ja millal võiks tulla Alo 3. hooaeg. Ja siis Toomas ütles, et kuule, üks mõte veel. Kas sa tahaks teha sellist ägedat autosaadet, et me oleme siin mitu aastat mõelnud, et tahaks teha midagi sellist, mis oleks nagu üle kõige. Siis muidugi ma tahan. Mina jõudsin saate juurde nii, et Karl helistas mulle, küsis, kas ma oskan midagi soovitada. Mina mõtlesin korra läbi need stsenaristid, keda ma tunnen ja siis ütlesin Karlile, et kõigepealt ma soovitan sulle ise ennast. Ma olin samal ajal Prantsusmaal, tegin tööd täiesti teise projektiga. Nii et kirjutamisprotsess algas minu jaoks nii, et kõik teised olid siin toas, aga mina olin laua otsa peal Zoomis. Protsess sai alguse sellest, et mõelda üldse välja, mis see formaat on, mis see kontseptsioon on. Kui me olime selles kokku leppinud, siis tekkis meil rida erinevaid ideid, milliseid lõike saatesse teha ja sellest hakkas juba nagu ajurünnak pihta, et mida siis nende lõikude sees teha. Kõigepealt teadsime seda, et meil on 3 saatejuhti, hästi erinevad, ehk et meil on nende omavahelised suhted ja meil on ülesanne, et masinatega peab olema lõbus. See oli selge, et autodega peab tegema midagi, mis oleks täiesti kastist välja. Mis on võimalik teha autodega lisaks sellele, mida me teame, et nendega on võimalik teha. See oli see põhiküsimus. Ja selge see, et see kõik ei saa olema odav. Me läksime tegema kompromissitult kõige paremat ja kõige ägedamat Eesti autosaadet. Režissööri leidmine oli hästi keeruline, selles mõttes, et aega oli ju hästi vähe. Ja olid mõned kandidaadid, keda ma ise mõtlesin ja arutasime siin tegevprodutsent Lauriga ja need läksid järjest laualt maha. Ja siis Lauri ütles, et tal on üks vend, kes on teinud hästi palju autoreklaame ja klippe ja jube hea käega ja jube hea silmaga. Ja ta näitas mulle ühte Haagise või Respo treileri klippi. Respo tegi reklaami, kuidas nad püüdsid ära hävitada oma treilerit. Ma vaatasin seda, kurat, seda me tahamegi teha. Seda ongi vaja. Seda meest on vaja ja selliseid ideid on vaja. Põhjus, miks ma tegelikult selle projekti vastu võtsin, oli see, et ma tahtsin testida oma piire, ehk siis kui nagu hulluks saab ajada ja kui raske saab üldse platsil olla ja see on täpselt see, mis ma sain.
Minu jaoks selles projektis oli teistmoodi see, et me pidime näiteks ühel perioodil 8 päeva järjest filmima, et ma ei ole varem seda kunagi teinud. Pikad võttepäevad järjest, et see oli midagi, mida ma ei ole varem kogenud. Minule Karl helistas maikuus, et tal on üks äge projekt, et kas ma oleks huvitatud. Noh, saame kokku, räägime. Kermes kutsus mu ju projekti, mille formaati me alles hakkasime looma. Tal olid mingid esmased mõtted, aga kui neid hakata läbi analüüsima, et kuidas me mingit tulemust saavutame, siis see oli töö, mida me hakkasime siis koos tegema. Selle projekti üks keerukus seisnes selles, et stsenaarselt võid ju kirja panna mida iganes. Aga kui sa nüüd hakkad seda stsenaariumi pulkadeks võtma, et millistest elementidest siis mingi konkreetne stseen koosneb, siis saad aru, et kas ei ole piisavalt aega või ei ole piisavalt raha, et säärast tulemust tekitada. Mis lõi omakorda olukorra, et väga paljudes olukordades jala pealt kirjutati stsenaariumi ümber. Et esmane eesmärk oli, et saab pööraseid asju teha. Tuua sinna, ma ei tea, soomukit ja lennukit ja hõljukit ja pullemasinaid ja nii edasi. Aga kuidas see kõik ühte aegruumi kokku tuua, kuidas see kokku tuua niimoodi, et see mahub ka nendesse raamidesse, mis meil olid ju ees. Ajaraam tuli sellest, et see pidi eetris olema oktoobris. Ja meie telefonikõne Iliga toimus aprilli alguses. Nii et sisuliselt kirjutada 6 episoodi 45-minutilist saadet, mida keegi pole varem teinud ja see ära filmida, et sellest see ajaraam tuli. Plaan oli siis see, et episoodid võtame üles 24 võttepäevaga. Kõik need päevad on õues kuskil, väga erinevates kohtades ja eks see logistika, kuidas näidata apetiitselt erinevaid masinaid erinevates keskkondades vastavalt nendele stsenaariumitele, mis sai välja mõeldud, eks see oli ka kohati paras challenge. Väga suur osa energiast pöördes võtteperioodil läks logistika peale, et teha selgeks, kust need masinad tulevad, kuidas nad tulevad, mis tingimustel nad tulevad, mida nendega võib teha, mida nendega ei või teha. See pani meile hästi palju erinevaid piiranguid. Meil on ühelt poolt stsenaarne plaan, mis me oleme mõelnud, mida tahaks teha, ja siis teiselt pool on see reaalsus. Ja siis püüad neid omavahel kuidagi keskpõrandale kokku tuua. Ma arvan, nii Karl kui ka mina jäime selle projekti käigus veidi hallimaks, kui me ennem olime. Mul on see võib-olla üks väike unistus olnud ka. Ma olen aastaid mõelnud, et kui äge oleks kunagi mingit sihukest autosaadet teha, et see oleks kõige ägedam asi, mida ma ette võiks kujutada, et see on täpselt nii minu teetask üldse olla saab, et seda ja kui sellel kevadel äkki meie produtsent Kermes helistas mulle, siis ma olin täiesti vait telefonis, et ma olin selle asja peale mõelnud mingisugune võib-olla 5 aastat või midagi sihukest, et ma olen tohutu ise sihukest autosaadete fänn ja see oli täiesti kümnesse. Mina liitusin selle projektiga 2 nädalat enne võtteid ja siis läks kohe kibedamaks töö tegemiseks. Mina pean tegema stsenaariumist graafikust päevaplaani ja siis võtteplatsil jälgima, et kõik teaksid, mida nad tegema peavad. Tempo oli peale algusest lõpuni ja muudatusi oli pidevalt. Ma olen 17 aastat teinud seda tele- ja filmivärki, aga sellises pidevas muutumises projekt on esimene. Eriti kui filmitakse midagi autodega, siis side on hädavajalik asi, et ilma selleta ei olegi võimalik sellist tööd üldse teha. Tulete kõik kolmekesi keskmise auto ette välja ja siis annate oma emotsiooni. Kui ma saaks platsil pidada nõu režissööriga või operaatoritega, oleks hea. Ma olen väga ettevaatlik. Ja kohe tulevad ülejäänud 2 ka, 3 on ka juba pitleinil. Ja võib ju kõva häälega karjuda, eks ole, või telefoniga mässata, aga see on tohutu ressursi ja ajakulu. Kuttide meetri jagu võivad vasakule minna, see on okk. Nii, vaata üle ja kas see sobib? Aga need on vähemalt, see peab olema waterproof . Aga kallis tehnika on suva. Me oleme nii kindlad endas. Ja isiklikult jagasin need iga hommik kõigile kätte ja olin väga kuri, kui keegi selle kõrvast ära võttis. Ja esimene võttepäev, ma olin viimane, kes võtteplatsile jõudis, see oli siis Saku Krossi rajal ja ausutades ma sain kerge kultuurishokist, et kui ma sealt kuskilt metsa vahelt välja tulin ja nägin seda tohutut meeskonda, seda autode rivi ja droonid lendasid ja ma kujutasin ise oma maimusilmas, et me hakkame tegema mingit väikest auto nišisaadet, kus on 2 kaameraga, teeme kuskil põlvatsas ära. Ja siis kui ma nägin seda meeskonda ja neid droone ja värke ja kõiki neid kaameraid ja kui palju inimesi igaüks hagis ja ringi ja tegi oma ülesannet,
et siis ma mõtlesin, wow, et ma kujutasin midagi täiesti teistsugust ette, et see tõmbas kõik kerge klõnks käis läbi, et ohoh, et me teeme nii suured kohe asja, okei. Et polnud nagu sellega harjunud, et nii suurelt on asi ette võetud, see oli äge. Ma arvan, me keegi ei saanud päris täpselt aru, et mis asi see nüüd ikkagi on enne võttesse minekut. Aga siis hakkasid võtted peale ja me saime aru, et vau, see on ikkagi üks suur, mega suur projekt ja väga kallis projekt. Suur tiim taga, metsikult sõidukeid, väga palju organiseerimist ja siis tuli see elevus ikkagi päris palju kohale, et mul on väga suur vastutus. Meie omavaheline keemia, ma ütleks, et oli tegelikult päris huvitavalt nii-öelda kasvavas trendis pidevalt. Sest kui me esimest korda kokku saime, siis mina teadsin Koitu, me olime ka kokku puutunud, Saarat ma olin näinud ainult televiisori vahendusel, et ma temast ei teadnud mitte midagi. Põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et ma arvan, et see keemia säde läks vast esimesest võttepäevast juba päris mõnusalt nii-öelda lõkkele.